pühapäev, oleme Leedust tagasi, 5 tundi undun selja taga. Juks on juba siia tulnud appi, võttis kätte, tõmbas selle pilli väljast pilpaks ära. Ma hakkan siis mootorit maha võtma, et siin midagi ära remontida. Praegu avastasin, et siin mingi asi räigelt sulama läinud, aga ma ei tea, mis see on. Väga paha igal juhul. Ja mootor maajas, võtan lahti, siis näeme, mis sees on ja miks nii on. Olukord on nagu ääretult halb. Võtsin mootori lahti. 5 silinder, kõige kuumem. Siin on mingi pahandus juhtunud. Pahanduse lahendamine on selles mõttes huvitav, et see mootor on vaja algosadeks võtta. Ja ma teen seda. Täna on siis pühapäev. Ja eks ma homse esmaspäevaga sebin välja kuskilt, kus see kohe ära tehakse. Ma ei tea, kus see, aga te näete seda hiljem. Nii et ma lahmutan edasi. Mootor on lahti võetud ja ma ei saa seda rihmaratast kätte. Treial teeb eraldi ühte flantsi siia, et see nüüd maha tõmmata. Siis kui see on käes, siis võtan väntvälja välja ja lähen korsa mootorsisse. Seal lihvitakse siis nii plokk kui ploki kaasa uuesti ära. Peale kiire treide tulemus on selline detail, mis läheb nüüd siia külge ja sellest saab ratast tõmmata. Ma hakkan kruvima. Olengi korsa mootor siis. Ma olen selle taga. Tõin enne ploki ja plokikaane siia, aga siuke jama juhtus, et otsa gaasima, nii et see on vaja ka ära tuua. Ja siis nad lähevad sellega siit pesumasinasse ja siit läheb edasi sinna taharuumi, seal lihvitakse ära. Panen siia paar lõiku äkki sellest, kui nad mulle teevad, sest mul ei ole aega kahjuks täna oodata. Ringiga kodus tagasi. Corsa Motors on teinud ülikiirelt imelise töö. See tähendab plokk lihvitud, plokigaas lihvitud, klapid sooveldatud või no, ma ei tea, mida nad tegid korda. Neil midagi suurt viga ei olnud, aga kuna see plokigaas on selle auto peal 2 aastat põhimõtteliselt olnud juba, siis nad tegid midagi sellega, mis nende jaoks oli halb. Nüüd on hea. Polegi midagi, tuleb kokku panna ja uus päev on kätte jõudnud kolmapäev ja homme ma pean sõitma Lätti. Olukord on päris hea. Mootor on siin kere vahel. Mul on vaja panna kokku esijuts, mul on vaja panna kokku kõik mingid kollektorid ja muud jamad. Aga peamine, et suurem osa on koos. Käsin polegi midagi, tuleb tööle hakata ja see asi nüüd lõpuni kokku laduda. Ja siis veel sillast endi minna, nii et ma hakkan mootorit keerama. Kui enne oli kell 11.27, siis nüüd on kell 3. Võib-olla see veits peale, ma ei tea ka. Aga pill läheb käima. Win-win. Õlid, tasoolid on sees, vaja veel õhutada, aga iseenesest käivitub. Lõpus panen selle viimast sisseveske toruga külge, kuid seda ma ei pane kunagi esimese käivituse külge, sellepärast kogu jama, mis ma olen sinna radikast suutnud ajada, see siit kolinal välja kukuks. Aga kas see üldse midagi on, seda me ei teagi. Nii et
see on lihtsalt profülaktika lugu ja polegi midagi, natuke veel ja lähen siis mootorruunini, hakkan sillastendi tegema. Piro ei ole üldse rahul jälle. Ta võib-olla väidab, et ta pole maganud. Sillastend on tehtud. Jep, koju minek, bodykit külge, kleepsud peale ja valmis. Vist. Tere, Aavo. Mis tunne on? Tundetus on praeguseks. Tunne on selline, et tahaks magama minna ikka veel. Juba viimased 4 päeva üks sama. Homme on minek, jah? Kahjuks küll. Tegelikult minek on hea, sellepärast, et järelikult saab asi valmis lõpuks ja saab ühe magada ka. Igal juhul. See vend hakkab taga pollima nüüd. Teeb lihtsalt läike. Ja siis see vend paneb karbi katteid paika. Teisel pool on juba küljes. Keijo teeb tagasi tange korda. Arno teeb tagasi tangele kinnitusest, et ma tegin niisuguse laheda tüki valmis seal Leedus. See ei töötanud enam hästi. Väga hull. Praegu on kolmapäeva öö vastu neljapäeva, kell on umbes 1, ma arvan. Veerand 2. No põhimõtteliselt. Auto on valmis. 3 päevaga. Siis peaaegu et rebuild. Mootor algaosadeks. Blokkliifi, ploki gaasliifi. Uued tihendid, kõik kuluosad, mis vaja on, kokku tagasi. Samal ajal ülejäänud mehed on teinud korda ülejäänud asjad, kõik bodykitid ja muud värgid. Nii et auto on nagu uus ja me oleme valmis Drift Mastersiks.